Tervist kõigile! Mina olen Kaupo Kuusk Connectedist. Oleme Eestis tervishoiu tarkvara arendanud nüüd pea 20 aastat. Ja seda on piisavalt palju, piisavalt kaua, et ühte asja väga selgelt näha. Eestis on tervishoidu arendatud funktsioonide kaupa. Planeering, retsept, ravimileht, epikriis, raviarve ja nii edasi. Ehk üks funktsioon võib olla väga hea, aga kliinikud või haiglad ei toimi funktsioonide kaupa. Sest kui üks samm ei ühildu järgmisega, siis tuleb inimesel ikkagi see töö ära teha. Ja mismoodi siis tervishoid toimib? Tervishoid toimib töövoona. Ja just seal tekib tarkvara põhiline väärtus, mitte siis, kui üks jupp või nupp töötab, vaid siis, kui kogu ahel koos toimib. See ongi meie Connectedi igapäevatöö. Täna kasutatakse meie lahendusi perearstikeskustes, tervisekliinikutes, operatsioonisaalides, diagnostikas, hambaravis, statsionaarsetes palatites, hooldekodudes, õenduses ja paljudes teistes töövoogudes. Ligi 400 kliinikut, üle 4000 kasutaja ja ligikaudu 2 miljonit patsienti. Need numbrid tähendavad, me näeme Eesti tervishoiu igapäeva tööd väga lähedalt. Näeme väga lähedalt ja näeme, kus see sujub või kus see töö takerdub. Näeme ka pidevalt korduvaid probleeme, mis on siis sõltumata erialadest alati korduvad. Täna räägime ühest sellisest probleemist, mis ei ole nüüd otseselt kliiniku ega eriala probleem või siis mõne kasutaja probleem, vaid see probleem on pikalt sisse kirjutatud juba Eesti tervishoidu. Ja kõige selgemini väljendub see probleem ajas. Tervishoius ei kao aeg korraga, vaid kaob juppide kaupa ehk salakavalalt mõned minutid kuskilt visiidilt, patsiendiga vesteldes, visiitide vahelt ja ka pärast tööpäeva lõpp. Ja kuidagi niimoodi salakavalalt ongi saanud sellest justkui normaalne osa tööst. Kujutage ette ühte visiiti. Toimub sissekanne, erinevad väljad, anamnees, läbivaatused, kaebused, mõõtmised, pikkuskaal, pulss, suhkur, rõhud, ülemine, alumine, vasak, parem. Ja siis dokumendid, töövõimetusleht. Mõni juba teab, et see käib lihtsalt, mõni klõps ja valmis. Saatekiri, analüüsid, retsept, klikid, otsimised, kerimised, sihtimised, klikid ja nii edasi. See on kõik tuttav teile. Visiit saab läbi, patsient lahkub, aga töö jätkub. Ravi kokkuvõte, meelde tuletused õele võib-olla iseendale, vaadata järgmisel nädalal saatekirja vastust. Need on kõik olulised ja vajalikud tegevused. Aga see ei ole põhjus, miks õppis keegi arstiks või õeks või spetsialistiks. Kujutage ette nüüd teistsugust visiiti, kus kõik need tegevused ei kao ära. Kõik jääb alles, saatekiri, retsept, kõik dokumendid jäävad alles, kõik sissekanded, kõik erinevad väljad, kõik jääb alles. Aga nende tegemisele ei kulu enam aega. Ja seda ei võeta ka vestlusarvelt patsiendiga. See ei ole töövoo parandamine, see on töövoo ümbermõtestamine. Näitame täna lahendust, mis muudab senist töövoogu täielikult. Vestlusvisiidiks. See on e-kliiniku uus ja Eestis ainulaadne lahendus, mis muudab patsiendi ja tervishoiutöötaja vahelise vestluse struktureeritud visiidi sissekandeks ja vajalikuks dokumentatsiooniks. See ei ole lihtsalt kõne tekstiks.
see ei ole lihtsalt kokkuvõte ega ka mitte järjekordne uus AI lahendus Eesti tervishoius. E-kliiniku intellekt kuulab, mõtleb kaasa, koostab sissekande, jagab info õigesse struktuuri, valmistab ette vajalikud dokumendid ja jätab nende kinnitamise sinna, kuhu see peab alatiseks jääma. Tervishoiutöötajale. Vaatab üle, muudab kui vaja ja kinnitab. Ja see töö, mis võttis varem aega minuteid, valmib nüüd minutiga. Täna näitame seda päriselt, kuidas see kõik toimib, kui toimub. Ja selleks valisime ühe keerukaima eriala, kus on kõige mitmekesisem töövoog, peremeditsiin. Ja täna näitame siis reaalajas, kuidas perearsti vastuvõtt toimib. Perearsti rollis on meil täna Liise. Liise on meie projektijuht. Ja võtame siia ette ka e-kliiniku. Ja asume e-kliinikuga kohe kuhugile sellisesse kohta, kus alustame kohe kõige olulisemast. Ja et Liisel lihtne ei oleks, siis mina kehastun selliseks patsiendiks, kes kompenseerib oma ärevust sellise lobisemisega ja püüan siis olla selline tavaline keskmine Eesti mees, keskealine Eesti mees. Ehk ma olen oma tavalises rollis. Või natuke rohkem. Just, tere kõigile ka minu poolt. Hea meelega võtan perearsti rolli. Kaupo pärast räägib täpsemalt e-kliinikust, küll aga kas sa panid praegu vist teemat jagama? Me jagama siis ka. Sama. Nii nagu Kaupo käib arsti juures, ta võtab mõnikord e-kliiniku lahti, ütleb, et tegelikult tuleb siin seda teha. Ja, nii, nüüd te näete siin ees on siis töögraafik. Täna on kolmapäev ja ma näen, et minu vastuvõtule Heino on juba kohal. Ja ma loon siis uue visiidi. Siis e-kliinikusse on sisse ehitatud koht, kliinikusised märkmed mustandi jaoks ja kui Heino on kohal, siis ma saangi siit nupule vajutada ja siis visiidiga pihta hakata. Alustame. Tere Heino, võta mugavalt istet ja räägi, mis sul täna mureks on? Tere, doktor. Mõtlesin, tulen näitan ennast ette. Naine juba räägib kodus, et ainult äga on ja see jalad on paistes. On jah, paistes. Ma näen, kui kaua see juba niimoodi on kestnud? Mis ta siin on nüüd? 2 nädalat tuleb ära juba ja see kõht ka valutab mul. Hirmsasti valutab, kui ma kõnnin, et kui valutab, siis enne ainult üks mure, et tuli tagasi ka kõnnida. Jah, ma küsin, kas sul on kõrgvererõhktõbe või diabeeti ka kellelgi peres? No isal olid ju kõik asjad olemas, et isal oli diabeet ja isal oli rõhk üleval ja vererõhuaparaat oli ka nagu teine pereliige istus tiivil hommiku ja igal ajal. Räägi mulle see jalgade paistetus. Kas see on mõlemal jalal või ta on ikkagi ühel jalal rohkem? Niisugused parajad pakud, aga paremist on näed rohkem, jah. On natuke rohkem. Ja kas sa tunned, et kas see läheb kuidagi päeva jooksul rohkem paiste? Nüüd hommikul näed, sokid on jalas, aga õhtul ei lähe sokk ega saabas jalga. Kõik paksud. Selge. Ma hea meelega kuulaks sind ja mõõdaks su vererõhku. Istusin niimoodi, siis ma võtaks vasakult käelt. Ma teen esimese mõõtmise 170-95-le. See on päris kõrge. Tulid jooksuga, tulid trepist? Muidugi tuli nõuks, meil on tasuline park. Seda meil on jah. Nii, aga ma teen teise mõõtmise veel. 165-80-le ja pulss on 100. Siis see on jah natuke kõrgemapoolne. See jalgade paistetus tundub, et võib olla vedeliku kogunemine ja kõhuvalu tegelikult võib olla päris mitmest erinevast asjast.
ma teeks sulle ära vereanalüüsi tellimuse ja ma teen sulle ka saatekirja. Ma teen kardioloogi vastuvõtule täismahus ehokardograafia uuringule. Siis ma suunan sind nefroloogi vastuvõtule neerufunktsiooni hindamiseks. Ja kuna su isal on diabeet, siis ma võtan ka veresuhkru näidu sult täna. See on ohtlik või on see ohtlik või? Otseselt ei pruugi olla ohtlik, aga me peaksime teadma, mis su veresuhkru ja vererõhu näidud on. Okay. Mis ma sulle siis soovitan? Tee nii, et proovi vähem tarbida soola, proovi vähem tarbida suhkrut, siis teiseks liikumine, 30 minutit või rohkem päevas liikumist ja kolmandaks, kas sa alkoholi ka tarbid? No pool pokaali ikka igal õhtul punast veid, see on internetis kirjutasid, see kasulik. Tegelikult see on ka üks tegur, nii et proovi seda ka vähendada. Kui sa nädala pärast tagasi tuled, siis räägime uuesti. No nii, aga siis mis ma lähen niimoodi tööle või mis ma teen siis? Esiteks see jalgade paistetus, et mis sa ise teha saad, proovi tõsta jalgu kõrgemale. Nagu nii või? Kui sa õhtul magama lähed, siis pane näiteks padi jalgade alla. Nagu tähtis. Jah. Siis soovitan teha ka veel õhtul külma kompressi, umbes 10 minutit. Ja kas sa tööl ka käid? Muidugi käib tööl. Eesti mees ju käib tööl. Eesti tööl käib. Ma kirjutaks sulle töövõimetuslehe ka. Kas 3 päevaks piisab? Kui rohkem ma saa, siis kolmapäev, neljapäev, reede. Ja 3 päeva on okei. Teeme siis 3 päevaks töövõimetuslehe. Siis ma tuletan veel meelde, vähem suhkrut, vähem soola, rohkem liikumist, alkoholi tarbi vähem ja ma kirjutan sulle ühe retsepti ka. Ma kirjutan Ramipril 2,5 milligrammi. Võta siis 1 tablett 1 kord päevas koos söögiga ja ära kindlasti ühtegi päeva vahele jäta. Kaua ma seda võtma pead siis? Võta 3 kuud ja siis vaatame uuesti. Mingi kõrvalmõjud või 3 kuud ja mis ma teen siis, kui midagi? Tavaliselt kõrvalmõjusid ei tule, ei pruugi tulla. See alandab su vererõhku ja toetab neerufunktsiooni. Aga kui sa midagi märkad, tunned, siis anna meile kindlasti märku. No selge. Ja oota, enne kui sa veel lähed. Õde Merike juba ootab sind. Tema võtab sult vereanalüüsid. Ta on kabinet number 42. See on koridori lõpus paremat kätt. Ta võtab lisaks vereanalüüsile ka veel uriinianalüüsi. Uriinitopsi saad sa tema käest. Ja WC on kohe koridori lõpus. Just, ja tule siis nädala aja pärast tagasi kontrolli, siis ma vaatan üle su saatekirja vastused, vaatan üle vereanalüüsi vastuse ja praegu saad siis minna Õde Merikese juurde. Õde Merike juba teab, et sa tuled. Plaan paigas, trajektoor teada. Koridori lõpp. Ja Merike. Just. Selge. Olgu, aga suured tänud. Kõike head, nägemist. Nägemist. Nii, paneme siis jälle tavalise kaupasossi talga ja näitame, et koheselt tekkis transkriptsiooni ikoon siia. Pöörake palun tähelepanu sellele kollasele ikoonile siin. Ja nagu ma lubasin, siis minuti jooksul tekib siia selline valmis visiidi ikoon, mis ütleb teile, et nüüd sai kogu visiidi kokkuvõtte valmis. Kõik väljad valmisid nüüd, kõik dokumendid valmisid nüüd. Kui ma võtan selle lahti, siis ma näen see, mida meie rääkisime, see pikk ja hektiline dialoog tekkis siia vasakule äärde. Ärme siis seda läbi loe praegu, vaid keskendume nüüd sellele, millised tekstiväljad tekkisid, millised dokumendid tekkisid, millised näidud mõõtmised registreeriti ja millised ülesanded tekkisid. Vaatame ülevalt alla. Ehk
E-kliiniku intellekt leidis sellised diagnoosid. Miks ta leidis? Mille pärast mingi diagnoos? Mis on ravi? Mis on kokkuleppe patsiendiga? Ehk see ravi kokkuvõttega kontsentratsioon antakse kõigepealt siis ka visiidil ette. Ja anamnees, jalgade turse, kõhuvalu, kõrgenenud vererõhk. Umbes 2 nädalat. Turse mõlemal jalal, enam väljendunud õhtuti, hommikul väiksem, õhtuks jalanõud enam jalga ei mahu. Kaasunud kõhuvalu, mis tekib kõndimisele, on sundinud tagasi pöörduma. Mõned asjad on sellised, mis saab siin ära parandada. Perekonna anamneesis isal diabeet ja arteriaalne hüpertensioon. Igapäevaselt tarvitab õhtuti umbes pool pokaali punast veini. Ja siis on leid, mõõtmised ja ravi, ehk siis ramipriil, 1 tablett kord päevas söögiga ja 3 kuuks. Need on siis tekstilised sissekanded, mis siis lähevad visiidile. Ja siin on siis diagnoosid, töödiagnoosid, millega edasi liikuda. Neid saab siin kõiki vahetada ja ka järjekorda vahetada. Ehk et kui te leiate, et mingi muu diagnoos peaks olema põhidiagnoos, siis saab seda diagnoosi asukohta muuta. Mõnel juhul on vaja määrata siis ka raskusaste. Näiteks hüpertensiooni puhul. Siis soovitatud dokumendid. Siin on nüüd üks teenus. Teenused lähevad e-kliinikus automaatselt juba visiidile, ehk et arst ei pea panema kirja tööd, mida ta teeb visiidil. See on kõik automaatika. Peremeditsiinis on 8 erinevat töövoogu, kus siis lähevad teenused arve peale automaatselt. Ja siin on siis üks neist, see on perearsti kontaktvastuvõtt. Teenus on juba visiidil ja peale visiiti arvel. Siis on retsept ramipriilile, kardioloogile saatekiri, nefroloogile saatekiri ja töövõimetusleht. Vaatame kõiki neid kohe lähemalt ka. Ja pöörake nüüd tähelepanu palun siia. Perearst tegi mõõtmised. Tegi 2 mõõtmist. Esimene rõhk vasakul käel mõlemad ülemine oli 170, alumine 95 ning kordusmõõtmisel oli rõhk väiksem ehk siis 165, 80 ning ülesanded, üks ülesanne endale, vaadata üle saatekirja vastused ja vereanalüüsi vastused nädala aja pärast ja siis Merikesele tekib siis selline ülesanne analüüsida tellimus. Vaatame siis, kuidas see kõik välja näeb. See on nüüd eelvaade. Te saate teha siin muudatusi. Te võite teha siia veel muudatusi, kui patsient on läinud, siis te võite siit veel midagi sisse rääkida. Ja vastavalt siis tehisintellekt töötleb selle lisandunud informatsiooni ka veel läbi, nii et te võite siit juurde lisada näiteks, et teeme patsiendile ka saatekirja psühholoogi juurde näiteks. Ja sel viisil on võimalik siis e-kliiniku visiit ära teha. Ehk kõik need sissekanded erinevatele väljadele, kõik need diagnoosid, kui te leiate, et need on õiged diagnoosid, jätate alles. Kõik need dokumendid, kui te leiate, et nad on vaja teha, jätate alles. Mõõtmised, ülesanded, kõik jäävad alles. Lisavisiidile nupp. Mis ta teeb? Kõigepealt te näete, et ta juba täitis ära visiidi. Kas ta tahab nupuga tahtis töölauda kinni panna, aga tuli töövõimetusleht kõigepealt, mida ma nüüd escape nupuga üritasin ühte teist ülesannet tehes välja lülitada. Töövõimetusleht 3 päevaks, nii nagu me rääkisime ja salvestame ära. Ehk läks escape nupust siin muidu kinni, aga praegu ta on olemas. Saatekiri ambulatooorsele vastuvõtule. Mis on pöördumise põhjus? Anamnees. Kelle juurde? Mis eriala? Mis on see teenus? Millise diagnoosiga? Mis on
eesmärk selle nefroloogile suunamise saatekirja juures. Ning saada nupuvajutus saadab selle lihtsalt välja. Kõikide dokumentidega on siis see saada nupuvajutus, mis saadab dokumendi välja. Mina vajutan praegu valmis nuppu, sest ma ei saa siit välja saata testversioonist. Saatekiri, mis veel tekkis, oli siis uuringu saatekiri, jällegi anamnees, pöördumise põhjus, kuid seekord on ta siis kardioloogile ja täismahus ehokardiograafiale. Millega? Ja eesmärk. Saada nupuvajutus ja saatekiri on terviseportaalis olemas. Jällegi mina vajutan valmis nuppu ja vaatame, mis dokumente siin veel on. Valmis. Retsept. Retseptiga on selline lugu, et ka retsepti sellised päringud lähevad vastu retseptikeskust, kontrollitakse, ega ei ole koostoimeid sellel ramipriilil näiteks, mis antud hetkel sai välja kirjutatud. Koostoimeid ei leitud, kõik on roheline. See tähendab, et ma võin selle retsepti ka ära saata. Ja praegu ei tulnud välja siit selline asi, et perearst Liise ütles ramipriil, aga kui nüüd räägitakse preparaatidest, siis nii nagu Tervisekassa ootab neid retsepte, et nad kindlasti jõuaksid toimeaine põhisena retseptikeskusesse, siis retseptid, millest räägitakse või ravim, millest perearst räägib, selle ravimi toimeaine ilmub siis retsepti peale. Kenasti on näha, kuidas tuleb seda annustada, mis on ravikuuri pikkus ja nii lihtne on siis seda retsepti teha. Valmis nupuvajutus. Soodustused asjad olid ka olemas, kui te panite tähele. Ehk siis mitte ühelgi dokumendil ei ole pidanud sekkuma, muutma otseselt midagi. Välja arvatud siis see, et meil siin selle väikese teatri käigus tekkis üks selline patsiendi nalja puhul väike sissekande eripära, et patsient ütles kõndimise kohta, et üks mure oli ainult varem, et pidi tagasi ka kõndima. Siis ta selle implementeeris sinna anamneesi. Okei, aga vaatame, mis veel. Siin on nüüd selle inimese süda- ja veresoonkond, ehk siis pulss ja need teisena mõõdetud rõhud siinsamas juures. Ehk siis kõik need erinevad sissekanded peremeditsiinis, süda-veresoonkond, tervisenäitajad, ümbermõõdud, nägemise juures on neid palju. Funktsioonide hindamine. Kui keegi teab, kuidas on neid välja täita, siis ta mõistab seda, kui palju see intellekt teeb seda osa lihtsamaks. Ega ainult tekstist saab kokku panna kogu perearsti töövoo ja päris paljud erialad veel. Täna tegeleme veel mõningate erialadega, aga liigume seal edasi kiiresti ja neid uudiseid on tulemas. Räägin siia otsa nüüd selle, kuidas kasutada e-kliinikus veel ära tehisintellekti tööriistu. Meil käis vastuvõtul üks selline patsient, kes oli paras pähkel, ütleme nii. Ja arst tahab teha nüüd selle patsiendi osas mingisugust järeltöötlust. Ma küll lubasin, et peale visiite ja visiitide vahel seda enam ei tee, aga oletame, et tegu on keerulisema juhtumiga. Ning meil on selline asi nagu intellekti tööriist ja sisse ehitatud mõistuse ja AI ikooniga. Ja selle avamisel kõigepealt, kui te esmakordselt avate, siis te nõustate nende tingimustega. Saate kinnitada, et olete aru saanud sellest, kuidas seda tööriista kasutada. Ja tööriistast endast. Siin selles AI või tehisintellekti sektoris on siis selline asi nagu kontekst, mis läheb edasi tehisintellektile töötamiseks. Ma vaatan korraks, mis siia läheb. Kontekst, siin on selline pikem jutt. Ärme süübi siia detailidesse. Siin on nüüd kõik ravijuhud, kõik need haigusjuhud koos. Ma lülitan selle e-kliiniku praegu käes oleva haigusjuhu peale, ehk siis see tänane haigusjuht ja vaatame, mis siit saab teha. Kontekst muutus vastavalt lühemaks, kuid mida see lubab? See lubab, võtan korraks veel ette, näha patsienti
patsiendiga mitte ainult vestelda ja sellest teha sellised dokumenteerimise tööd, aga see lubab patsiendiga teha kõiki muid toiminguid, mida te iganes ette kujutate, mida te selle patsiendiga andmetöötluse mõttes teha saate. Eesti keeles oli head sõna promptimise kohta, aga sisuliselt te saate siin patsiendi andmete kohta promptida. Asi, mida paljud teevad, paljud arstid, ja meil on see tööriist siia lihtsalt sisse ehitatud. Ei pea hakkama kirjutamist sellest, et on tegu mehega, 56-aastase mehega, kellel on sellised sümptomid. See kontekst, see sõltub nüüd nendest pisikestest asjadest siin. Kliinikusisesed märkmed, eluanamnees, objektiivne leid, haiguse kulg, ravi kokkuvõte. Mida põhjalikum ja terviklikum on selle inimese terviseandmestik, seda täpsemad on vastused, seda täpsemad on soovitused. Millest ma nüüd räägin? Näiteks, meil on selline nupp nagu diagnoos. Teil on selline nupp. Te võite selle nupu sisu või prompti muuta täpselt oma vajadustest lähtuvalt, nii kuidas tahate. Hetkel esitasime väljakutse selle haigusjuhu sees esitada võimalikud diagnoosi hüpoteesid protsentuaalse tõenäosusega. Ehk siis patsiendi kohta on esitanud tehisintellekt sellised tõenäosuspõhised diagnoosid. Vaatas nüüd natukene kaugemale kuskile eluanamneesi ja kohtadesse, kus siis andmeid juba oli, aga mida põhjalikum on terviseandmestik selle patsiendi kohta, mida põhjalikumad on vastused. Ja konteksti sai siis muuta nendest linnukestest. Hetkel ma tegin siis diagnoosi hüpoteesi püstitamise. Ma võin küsida, mida ma võin patsiendile soovitada. Patsiendile soovitused, mida ma võiksin siit talle edastada, mis käivad tema elustiili või haigusega hästi kokku, diagnoosidega ja kõigega. Nii, soovitused patsiendile. Vererõhu kontrolli alla saamiseks kuulake siis arsti ettekirjutust, mõõtke ka kodus regulaarset rõhku, isal oli aparaati olemas. Soola, valmis toite, vältige suitsutatud ja tugevalt soolatud toite, piirake alkoholi, hoidke kehakaal normi piires, liikuge vähemalt 30 minutit ja nii edasi. Jalgade turse vähendamiseks sellised ja sellised soovitused, toitumine üldiselt, eelistage köögivilju ja nii edasi. Millal kiiresti ühendust võtta, ka need asjad patsiendile, et ta teaks täpselt, et tal on mingi kindel kava olemas, tal on asi, millest juhinduda. Ehk siis selline üks nupuklõps võib panna selle patsiendi tervise loo järgi kokku, tema diagnoosi hüpoteesi võib panna patsiendile soovitused kokku, võib hinnata patsienti, aga see ei ole veel kõik. Ehk minul on tehtud enda jaoks siia 3 nuppu. Iga kliiniku töötaja võib endale ise need nupud teha. Teha nupud, mis tal on vaja, mis tema tööd lihtsustavad, näiteks teha hindamine. Või ma vahetan selle nupu sisu, näiteks, et see nupp teeb ravi kokkuvõtte. Ehk ongi keerulisem juhtum, tahate, et oleks ravi kokkuvõtte kirjutatud ja sama nupp, ravi kokkuvõtte, teeb seda päris hästi. Nupud te saate ise endale luua. E-kliinikus on paljuski kasutuses sellised, me nimetame meelisteks, mis on valitavad selliste südamekeste alt, ehk kui ma nüüd klõpsan siia südamekese peale, siis ma näen nii isiklikke kui kliinikus jagatud meeliseid. Meeliseid saab siis jagada erialati, rolliti, üsnagi põhjalikult. Nüüd, minul on tehtud siia näiteks isiklikeks meelisteks 3 erinevat meelist. Ma võin küsida neid asju tehisintellektilt siis ühe korra, üks klõps. Aga ma võin kõike 3 küsida korraga. Anna mulle see ja see. Kui ma valin, siis need kõik nii-öelda promptid lähevad siis teele ja ma saan just selle tulemuse, mis on minu spetsiifikast lähtuvalt oluline. Selline tööriist aitab arsti, see võib olla kas või mingisugune sõnastamise ülesanne, see võib olla ülesanne, mis aitab teha ilusa akadeemilise teksti. Nii.
kõik need kokkuvõtted ja kõik asjad, mis ma küsisin, ta siis tõi siia välja praegu. Ehk selline vestluse käigus, vestluse ajal töötlemine ja peale vestlust töötlemine, need on vahendid, mida kasutatakse niikuinii. See ei ole mingi saladus. Arstid kasutavad tehisintellekti, kõik kasutavad seda niikuinii. Millised küsimusi on vahepeal tekkinud? Veebist tulid küsimused, väga head küsimused. Kas inglesekeelne, venekeelne vestlus tõlgitakse eesti keelde? Milline on tõlke täpsus? See on väga hea küsimus ja vastus on ka osalt väga hea. Ja mismoodi see toimib? Üldiselt on olemas siin patsiendi suhtluskeel, ET ehk eesti keel, aga ma võin seda vajutada ja valida näiteks vene keel, soome keel, inglise keel. Ja kui ma nüüd teen sissekannet, võtan selle sama akna lahti, mis siia tekkis, siis mul on teoreetiliselt võimalus rääkida siis mis tahes selles keeles, mis siin on, ning programmi dokumenteerimine toimub ikkagi eesti keeles ja umbes täpselt nii hästi, kui te siin praegu selles näites nägite. Nii, ma lülitan praegu vene keele peale. Так, у пациента высокое давление. Например, систольное 120 и нижнее 80. Ehk et ta saab aru vene keelest, ta saab aru ka sellest, kui nüüd teksti sees lülitutakse teise keele peale ümber. Ning kui see on nüüd üksik sõna või natukene just kui midagi sellist, millest ei ole nagu aru saada, kas see nüüd keele muutus või mitte, on mingi släng. Kui te räägite pikemalt, saab e-kliiniku intellekt aru, mis keeles te räägite ja sellisel viisil saab seda sissekannet siis ka ükskõik mis keeles teha, kuid eesti keeles alati toimub dokumenteerimine. Nii, siin on nüüd andmekaitse küsimusi ja siin on tehnilisi küsimusi. Andmekaitse küsimustes räägib pikemalt meie viimases osas seminaril Piia. Piia räägib sellest andmekaitse teemast siis 12.45. Püüab selle teema, mis on väga keeruline, võimalikult lihtsalt ja ladusas keeles ära seletada. Ja ma pikalt andmekaitse teemadel ei peatuks, kuid vastates küsimusele me oleme e-kliiniku töövoogu sisse ehitanud sellised nõusoleku küsimused. Näiteks, kui nüüd tuleb vastuvõtule Mati nüüd, siis võtame ta lahti, me näeme, see rohelist värvi nõusolek tähendab, et patsient on saanud, on andnud nõusoleku ja nõusolek tuleb anda transkribeerimise puhul, ehk kui kõne transkribeeritakse, siis toimub hääle töötlemine. Ehk selleks peab olema nõusolek võetud patsiendi, tema häält võib töödelda. See tuleb seadusest. Ehk sellel patsiendil on küll olemas, aga klõps siia peale ja siit saab tahvelarvutile saata vormi, mis on võimalik patsiendile siis kohe kätte anda. Patsient vaatab üle, allkirjastab. Ja see märge tekib e-kliinikusse ning patsiendil on ka õigus võtta tagasi enda hääle töötlemise õigus. Nüüd tehnilisest poolest veel natuke rääkides, seda on ka visiidil võimalik teha. Ehk kui nüüd mõni kliinik toimetab nagu erapraksis, ei võeta registratuuris neid nõusolekuid, siis saab ka seda visiidi peal teha. Näiteks üks inimene teeb füsioteraapia, täitsa tavaline selline, kus füsioterapeut üksi võtab vastu ja tegutseb näiteks. Ja saab enne vastuvõttu ja vastuvõttu ajal küsida selle nõusoleku. Aga see on vajalik küsida, et andmekaitsenõuded oleksid täidetud. Andmekaitsenõudeid on veel ja nendest räägib Piia, ma seal pikalt ei peatu. Vaatan, et siin on päris palju selliseid tehnilisi küsimusi. Transkriptsiooni osas me kasutame praegu ühte sellist lahendust, mis toimib Euroopas ja transkribeeritakse siis erinevatest keeltest, dokumenteeritakse alati eesti keelde. Ja me teeme seal vahel ka ise tugevalt töötust, nii et
keel oleks võimalikult meditsiiniline, et need kokkuvõtted oleksid just sellised nagu peab. Ja tahan rõhutada, et need ei ole asjad, mis on valmis. Nagu Tallinna linn ei ole veel valmis, seda kogu aeg arendatakse. Mis see lahendus on või? Meil on mitu lahendust paralleelselt. Ehk siis transkriptsiooniks me kasutame praegu sellist lahendust, kus me saame kõne kätte ja siis vahepeal töötleme seda ise. Teeme töötlust vastu teenuseid, teeme vastu diagnoose, terminoloogiat. Ühes erialas on üks terminoloogia, siis meil on kasutusel üks sõnastik, kui on teine terminoloogia, siis on teine sõnastik. Me oleme erialade järgi, mis e-kliinikus on, valmis teinud sellised erialapõhised projektid, kus on siis iga eriala oma kindla sõnavara ja oma metoodikaga. See nüüd on asi, mis on suur tükk, aga sellega me tegeleme järgemööda, et see tekst oleks võimalikult täpne. Ja avatud tehisintellekti kasutame neid lahendusi. Sellel põhinevaid lahendusi. Nii. Aga natukene üldisemalt e-kliinikust. Kuna siin on suuremalt jaolt inimesed, kes e-kliinikust midagi ei tea. Ja me rääkisime kõigepealt sissejuhatuseks sellest, et e-kliinik on mitmetes erinevates töövoogudes kasutusel, on statsionaaris, diagnostikas, peremeditsiinis, tervisekeskustes, õenduses, palatites ja nii edasi, siis kuidas see kõik siia selle ühe desktop tarkvara sisse ära mahub? E-kliinik seadistub vastavalt erialale, mis on siis vastavast töövoos sees. Ehk kui lisatakse e-kliinikusse mõni kasutaja, näiteks füsioterapeut, siis kogu see nupula, mis siin külje peal on, ja visiidi sissekande vorm, kus on siis need väljad, sellesama Einosi, et kõik need väljad, mis siit tulevad, niimoodi, kõik need tulenevad siis eriala seadetest. Ehk kui on lihtsam eriala, on palju vähem nuppe, palju vähem välju ja see on täpselt nii lihtne, et kui lisatakse uus inimene, siis eriala seadistus tuleb sellele inimesele peale, kui see inimene logib sisse e-kliinikusse, ta näeb juba oma erialale vastavalt e-kliinikut. Mis ei tähenda seda, et seda võiks muuta. Kohtmeenuseaded lubab kasutajal endal muuta programmi. Aga hea praktika on see, et kliinikus on keegi esindaja, on ta siis eriala esindaja või peaarst või kliiniku esindaja, määrab ära, millised töövood täpselt on, et nad oleksid kõigil ühesugused, et oleks kliiniku standard ja selliselt toimib e-kliinik ka. Ühe eriala seadistus on võimalik kliiniku põhiselt valmis teha ja on võimalik see siis grupile kasutajatele korraga peale panna. Natukene rääkisin nendest väljadest, et need tulenevad eriala seadetest. Ka kõik need dokumendid, mida on võimalik siis ühe klikiga teha, näiteks üks Ciprolex korraga teha või valmis dokumente saab e-kliinikus teha ühe klikiga ja ära saata järgmisega. See on siis selline praegune tööviis, aga nagu me nägime, siis saab ka veel lihtsamalt sellest. Nüüd nuppudest veel. Siin on e-kliiniku külgribal hetkel peremeditsiinile vastavad nupud ja me näitame nende nuppude peale alati mingeid numbreid. Need numbrid näitavad siis, mida on vaja sellel arstil teha. Tal on 45 retsepti õe poolt näiteks ette valmistatud ja kui ma siia lähen, siis ma saan neid retsepte mass välja saata, kuni tekib tõrge. Kui tekib mingisugune konflikt varasema ravimiga, siis see on tõrge. Immuniseerimisteatis on nüüd 3 tükki saatmata ja 77 epikriisi. Keegi vestleb minuga ehk e-kliinikus on võimalik vestelda kasutajatel oma vahel ja võimalus teoreetiliselt on vestelda ka teiste kliinikute e-kliiniku kasutajatega, nii et on võimalus tekitada siis kliinikute ülene, näiteks konsiilium. Siin on ka patsiendiga vestlemine ehk siis kaugvastuvõtud on sisse ehitatud siia samasse vestlustesse. Korraks võib-olla peatun seal ka. Me näitame süsteemi teateid, mis on paraku sellised iganädalased. Kui te märkate, et midagi tööta, siis mõnikord see kolmnurk indikeerib siin, et kas on tõrked siis retseptikeskusega või siis natuke leebemad variandid, et
ehk teeb õhtul hooldustöid, et neid tasub alati tähele panna. Tänased patsiendid, keda on võimalik siis lahti võtta ühe klikiga, nii et selle klikiga laetakse alla patsiendi kõik arstile või õele vajalikud terviseandmed. Millised andmed alla laetakse? Terviseandmete nupp ja selle järel olev nupp näitab, millised on need erinevad registrid, kust laetakse andmeid mingi ajaperioodi kohta alla. Ehk siis, kui on seadistatud terviseandmete alla laadimine ühekordselt, siis see muster on paigas ja inimese nimel klõpsates ainult laetakse alla inimese andmed, avaneb tema tööleht või töölaud, mis näitab siis kõiki koondandmeid, koondvaadet patsiendi kohta. Hea patsient on siin Lee Kuusk. Kas me saame selle Lee Kuuski? Teeme talle kiiret uue aja siia kliinikus, dubleerime ta tänasesse. Nii, tuubeldasime ühe aja siia. Et kui nüüd Lee Kuusk, no näiteks tuleb ka kohale, märgitakse kohale tulnuks, siis ta on siin niimoodi rohelisena näha kenasti. Me saame selle patsiendi siit lahti võtta. Nägime, et ta tuli kohale. Minul ei ole õigust pärida andmeid, aga ma näitan põhimõtte ära. Ehk siis töövoog on selline, et arst vaatab, Lee Kuusk tuli kohale, klõpsab nime peale, avaneb Lee Kuuski töölaud. Kas on hea praktika, et on mitme inimese visiidid parasjagu avatud või käimas, aga perearstide puhul on see üsna tavaline. Nii, avanes patsiendi töölaud ja kui te kujutate ette, et te ei pea pärima patsiendi andmeid. Need andmed tulevad siia selle automaatikaga, et ma lihtsalt vajutasin nimele ja tulid ette andmed. No üks selline palju kasutatud osa on analüüsid. Siin on palju saatmata tellimusi, kõik on punases, aga ma tean, et mul on siin lõpus kuskil paar sellist vastust ka. Ja, ehk ma ei pea lahti võtma neid analüüsi vastuseid, ma saan siia peale liikudes juba näha, mis on referentsist väljas, mis on referentsis. Punane halb, must hea. Ehk see töölaud on siis selline esmane pilk patsiendile ja see on koht ka, kus saab patsiendiga ühendust võtta, näiteks klõps siia selle emaili peale, teeb selle emaili juba valmis. Telefoninumbri ette klõpsates saab SMS-i saata. Teeme näiteks läbi, et klõps analüüsi tulemused olid korras, topelt klõps siin peal, saadab patsiendile ilusa SMS-i, kuid rääkides analüüsi tulemustest, meil on sisse ehitatud ka selline automaatika juba analüüsi tellimusse, ehk et kui tuleb analüüsi tellimuse vastus teile kliinikusse, siis patsient saab samal ajal SMS-i, broneerige palun kaugvastuvõtu aeg, analüüsi vastused on teada, arst kommenteerib, siin on link, vajutage siia peale ja saategi juba õige pea teada, mis toimub. Kõik need nupud, mis siin on, need tulenevad siis erialast ja no, näiteks õenduses on õendusvisiidi loomine, statsionaaris on statsionaari visiidi loomine ja see ülevaateaken annab siis sellise ülevaate patsiendist. Esmase ülevaate. Aga kõige põhjalikum loomulikult on siis terviselugu, ehk kui ma nüüd terviseloo avan sellel patsiendil, mis on erakordne ja ekstreemne selles mõttes, et sellist patsienti elus ei tohiks olla, tal on vist paar surmatõendit ka siin, siis me saame patsienti vaadelda näiteks haigusjuhu kaupa, üks variantidest. Siin on lõpetatud haigusjuht, aga siin on üks poolik haigusjuht, punasega diagnoosid, rohelisega ravi, olegi veel ravi saanud. Ja tegelikult ei tohiks ka nii palju avatud haigusjuhtusid olla. Võtan korraks ajajoone siia ette, et illustreerida, mis on selle patsiendiga siis võimalik teha. Kui te tervishoiutöötajana tahate leida patsiendi kohta midagi üles, mis siis terves selles pikas haigusloos on sees, siis on päris raske siit muidu otsida, kuid siin on selline otsing, kus te saate otsida justkui ühe sõna järgi inimese kohta, mis teid iganes huvitab. Enne veel, see haigus või terviselugu
kätkeb endas siis teie kliiniku sissekandeid, mida me tähistame sellise tumeda värviga ja kõikjal mujal tehtud, mis on siis sinise värviga. Ehk siis, kui te kerite läbi selle loo või lülitate välja enda kliiniku sündmused, siis te näete välissündmusi, mis on siis kuskil mujal kliinikutes tehtud. Ja korraks rääkisin sellest ühest otsingust, ehk kui te siit pikast haigusloost läbi kerides ei leia midagi, siis see üks otsing aitab teid. Näiteks kui otsida puus, siis te näete, kus on siin patsient rääkinud puusavalust esimest korda. Kui see ajalõik on liiga lühike, siis te võite seda vaadelda ka natuke laiemalt. Näiteks võtta enne koroonat, võtame siis selle enne koroonat aja ja vastavalt muutub siis ka kogu see terviselugu pikemaks. Ehk mida see annab teile? See annab selle, et te saate ühe sõna osa järgi leida patsiendi kogu terviseloo seast üles endale vajaliku info. Ning kui teid ei huvita see puus, siin on palju puusaharjutustest juttu või siis mingitest asjadest veel, siis te võite näiteks operatsioonide leidmiseks lülitada sisse ainult operatsioonid. Mis on need patsiendi operatsiooniprotokollid? Tegelikult täidetakse need ilusamini ja paremini. Või eemaldate filtri, näete laia pilti. Ehk patsiendi tervisest arusaamine on selle koha peal suhteliselt hea, kui mitte öelda väga põhjalik. Vaatame vahepeal, millised küsimusi on tekkinud. Olga on küsinud, kas andmekaitsenõuded lubavad tervishoiuteenuse osutajal kasutada tehisintellekti lahendusi tervishoiuteenuse osutamisel, sealhulgas patsiendi terviseandmete töötlemisel. See on hea küsimus. Tehisintellekt esiteks kõigepealt on töövahend. Nii nagu süstal. Peate teadma, mis sinna sisse läheb. Okei? Ja need kohad, kus te saate selle kontrolli, et te sinna ei saada midagi üleliigset, on näiteks siis, te salvestate parasjagu ja teate, et sinna läks mingi sõna osa sisse, mis meie väikses populatsioonis võimaldab seda inimest tuvastada. Ma olen näiteks mingi harvikhaigusega või ma olen Eesti mingit sorti minister näiteks. Ja kui see ei ole psühhiaatri vastuvõtt, siis hoolikas arst võtab ja vajutab pausile. Eemaldab selle sõna osa, mida ta ei taha tehisintellektile edasi saata ja töötlus jätkub. Ehk praegu minul on töötle automaatselt. Ma võin selle linnukese siit ära võtta. See kontroll minul kui tervishoiutöötajal jääb alati siia. Ehk kui muidu toimub guugeldamine, muidu toimub AI kasutamine, siis see on täiesti tavaline, see ei ole keelatud, see vastas sellele küsimusele. Milliseid tehisaru neuromudeleid kasutate või rakendate transkriptsioon patsiendi terviseandmete peal? Kui me jõuame lepinguni, siis need teemad on kindlasti laual. Aga jah, meil on mitmeid erinevaid integratsioone tehtud. Euroopa pinnal toimub siis transkriptsiooni tegemine ja OpenAI kasutame siis kogu selleks järgnevaks töötluseks, aga jällegi seal on siis eriala põhisus tugevalt sisse ehitatud ja meie endapoolne töötluse kontroll nii palju, kui see on võimalik. Seda vahele ehitada. Kas AI suudab aru saada, kui on logopeediline hääldushäire, ei suuda R öelda või siis peale peainsulti ei räägi selgelt. See minu segane diktsioon, mis siin oli, see on päris hea tulemuse. Ja kindlasti on parem tulemus siis, kui kasutada head mikrofoni. Seda me oleme näinud korduvalt ja kui me kunagi alustasime kõnetuvastusega 2012. aastal, siis seda hambaravis ja siis olid ainus viis, kuidas me saime selle kõne hambaarsti käest kätte, oli siis see tollane kõnetuvastuse mikrofon, need olid päris suured, käisid siia suu juurde ja klambriga üle pea. Et see oli ainus mikrofon, millega ta suutis aru saada, mis toimub. Kuid seda peab proovima
me oleme väljakutseid esitanud ja halva diktsiooniga ehk on tõenäoline, et ta saab aru, aga kindlasti iga inimene on erinev ja iga probleem on erinev, nii et kõige parem on seda täna ja siin kohapeal testida. Ehk ma ootan pärast kindlasti siia julgeid testijaid, kes esitavad väljakutse. Eilsel seminaril testisime ja see oli väga põnev. Näitame korraks ka seda kaugvastuvõtu osa. Ehk e-kliinikusse on nüüd ka kaugvastuvõtud sisse ehitatud sellisel viisil, et kui me teeme ühte kaugvastuvõttu, ma teen korraks päris uue valmis. Topeltklõps, leiame Kaupo Kuusk ja see esimene Kaupo Kuusk on õige. Kaugvastuvõtu puhul me valime ühe klõpsuga näiteks videovastuvõtt 30 minutit. Tekkis videovastuvõtt, tüübiks videovastuvõtt ja ajaks 30 minutit. Koos sellega, kui te panite tähele, tekkisid kaugvastuvõtu teavitused, SMS-id, ehk mitte tulla kohale, vaid tulla eetrisse õigel ajal, õiges kohas. Ja loomulikult SMS-kinnitus selleks ja valmis nupuvajutus tekitab sellise broneeringu. Ma korraks näitan lihtsalt seda broneeringut. Ning kui see õige aeg on käes, arst või tervishoiutöötaja avab selle ja videovastuvõtt nupust saab alustada siis seda visiiti. Ilmselt hetkel on see esimene kaamera kasutusel, et lülitame selle teise kaamera peale, siis nii on võimalik seda vestlust alustada arstil. Kaugvastuvõtud on integreeritud töövoogu, nii et kui on näiteks analüüsi vastused oodata ja arst ei oota patsienti kohale, vaid ootab teda õigel ajal eetrisse, siis üks väike linnuke õige koha peal saadab patsiendile meelde tuletuse minna patsient.ee-sse ja sealt kaudu toimuvad siis kaugvastuvõtud. Vaatame üle, et ma midagi küsimustest vahele jätnud. Küsin ise äkki räägin. Ja, palun. Ilmselt meeldib palju rääkida, kui see on hästi, aga midagi on alati ka nagu kehvasti. Et mitte tänu nagu selles sinu lahenduses see, mis veel hästi ei toimi, mis veel inimestele ei meeldi ja mis te ise nagu ütlete, et vajab nagu parandamist. Igaks juhuks ma ütlen, et täna ütle, et kõik on hästi. Siis see võtab nagu võimalust nagu näidata seda, et sul on midagi head tulemas, et mis see on, mis täna nagu hästi ei toimi või mis ei ole nagu kõige paremal tasemel. Räägi seda poolt ka. Küsimus paneb mind alati punastama, kui ma kuulen, et sinu tarkvara, meil on suur, väga tubli tiim, tiimitöö. No, jah, okay. Aga rääkides sellest rallist, nimetagem nii, siis probleeme on üsna palju. Nad on väga paljuski olnud erialaga seotud probleemid ja piloteerime erinevaid erialasid. Igas erialas on mingisugused eripärad. Kas füsioteraapia ei ole ainult selline asi, mis peaks nagu kokkuvõttena jõudma kuskil epikkriisi, aga seal on metoodikad ja seal on hindamismetoodika näiteks ja nii edasi. Sellest tuleb üks inimene kogemuslugu rääkima, Kairit ja Pireost ning räägib sellest täpsemalt, ehk et siis saab ka neid küsimusi natuke adresseerida. Olusin neil rääkida nii, nagu on. Et iga uue eriala käivitamine toob kaasa parandusi. Nagu ma juba eelpool mainisin, see ei ole kindlasti selline asi, mis on, nüüd on kõik, et nüüd enam mitte midagi ei arene edasi, et nüüd on valmis. Ma loodan, et ma ei pea seda mitte kunagi ütlema. Kõik asjad arenevad ja me alati märkame neid pisikesi asju. Kui meie märka, loomulikult märkavad siis kasutajad ja meil on kokkulepe, et sellised pisiasjad kommunikeeritakse meile võimalikult koheselt ja vahetult ja neid asju
mis on ette tulnud. Noh, jah, paljuski peaks kuulma need kasutuslugude või kogemuslugudest. Aga jah, mis meid võib-olla viis erinevate selliste terminoloogiliste või sõnaraamatute või selliste erialaprojektideni oligi need probleemid info töötlemisel. Ma mõistan, et see on natuke laialivalguv jutt, aga see puudutab kõiki erialasid ja me oleme pidanud kõikide erialadele vastavalt siis tegema neid pidevaid lisamisi, et mida jälgida, mida arvestada. Kindlasti on seal suur töö tulemas ja iga kord, kui midagi muutub ja meditsiin muutub tihti ja kiiresti, siis me peame midagi juurde lisama. Ehk väga spetsiifilisi asju ma välja tuua ei oska, aga ma arvan, et ilmnevad kõige paremini sellistel erialadel, mis on meil kõige vähem läbi katsetatud. Ma usun, et me oleme sellises kohas, meil on sõnastus muutunud väga heaks. Kokkuvõtete kirjutamise sõnastus on hea. Me ei ole kogu aeg seal kohas olnud. Meil on olnud pilootkasutajad, kes päris alguses tõid selle välja kui hirmutava probleemi. Ja siis me hakkasime neid lahendusi otsima ja leidma. Ma saan rääkida nendest probleemidest, mis on meil kõrvaldatud. Ma usun, et me oleme alati kõik võimalikult kiiresti ja kohe ära kõrvaldanud, mis me teame, et on probleem, siis me hakkame sellega kohe tegelema. Ehk vastas see natukene küsimusele, aga kui on midagi täpsustada või küsida veel, siis me ootame kindlasti täpsustust. Kas sa ütleksid välja, kellele, millistele erialadel tänast toote siis? Toote on siis nagu Soonas, et sa ütlesid, et see käivitamine on olnud väljakutse. Aga et kes siis täna nagu on oodatud seda kasutama? Peremeditsiin, vaimne tervis, vaimse tervise õde, psühholoog, psühhiaater ja füsioteraapia, aga ka teised erialad. Ehk kõik, mida peremeditsiin katab, on täna teoreetiliselt kasutatav. Me oleme loonud juba erialapõhised seadistused kõikidele erialadele, mis on e-kliiniku sees olemas. Aga kui läheb käivitamiseks, siis kindlasti me teeme nendega tööd pidevalt. Ja ma ei saa ka öelda seda, et me oleme nüüd peremeditsiini valmis teinud. Ma ütlen seda, et me ei tee seda mitte kunagi valmis. Valmis on tarkvara siis, nagu me teame, kui teda enam mitte keegi ei kasuta. Me täiendame kogu aeg jooksvalt. Nii, ma näen, et siin on küsimusi tekkinud. Mis platvorm peab patsiendil olema, et kaugvastuvõttu teha? Kas neid saab ka välismaalastega teha? Alustan tagantpoolt ettepoole. Välismaalastega veel tegeleme, aga hetkel on platvormiks patsient.ee. See on väga minimaalse funktsiooniga hetkel, ehk seal on võimalikud kaugvastuvõtud, seal on võimalikud ankeetide täitmised. Igaks juhuks ütlen, et e-kliinikus on toetatud erinevad ankeedid ja neid on kuskil 100 veel ei ole, aga äkki 70 lähedal või rohkem. Ja ankeedid võivad minna näiteks patsiendile siis välja, kui leiame kellegi patsiendi, no kas või see sama, teen näite läbi, teen ühe broneeringu kellegile, kes on, ütleme Matile teeme broneeringu, ütleme, et ta tuleb kõneteraapiasse, vaatame, kus meil on see kõneteraapia olemas siin 60 minutit, ehk valiti välja kõneravi ja see kõneteraapia nupp, mis siit välja valiti, selle peal on väike A-täht, ehk kui nüüd ma valmis nuppu vajutan, ma võtan praegu SMS-i maha, vajutan valmis nuppu, siis tekib selline kõneravi sündmus siia graafikusse ning koos sellega läheb taustal välja ankeet, mille patsient saab juba kodus ära täita. Need ankeete on, nagu ma mainisin, kümneid ja kümneid, ligikaudu 70 või rohkem. Ja ka nõusolek on siis üks selline tehniliselt ankeedi lahendus. Ankeetidega, kui nüüd on inimesel korrektne meili aadress, tihti ei ole,
siis ta saab ankeedi kätte väikese ajaga, nii et siia selle broneeringu aknasse tekib sellisel juhul, kui on korrektne meiliaadress, tekib selline A-täht, mis indikeerib inimesele saadetud ankeeti. Kui on linnuke, siis see tähendab, et inimene on selle ankeediga täitnud ja kinnitanud. Kõik ankeedid, mis saadetakse meili peale, ilmuvad siis ka patsiendi eesse, nii et alati saab seda öelda, et minge patsiendi eesse, täitke ära, kui te meili peal kätte ei saanud. See tähendab, et päris suur osa paberi peal toimuvast on viidud siis e-kliinikus ankeedipõhiseks ja seda infot on võimalus tulevikus töödelda. Heino Puine küsimus on kõigepealt, et tekkis ülesanne siia, analüüsi ja uuringu tulemus. Et see Heino Puine, kes pidi tulema nüüd nädala pärast vastuvõtule, vaatame, siin on see 10. juuni, saame selle Heinole helistada. Ja me saame selle Heino lohistada siia graafikusse näiteks. No, ütleme, et see nädal on käes juba, praegu ma lugesin läbi selle, nagu kirjakastis, ülesanded on selliselt rasvases kirjas. Et ma ei peaks seda ülesannet tegema ise kuidagi broneeringuks või ta mul läbi vaadatud, ma võin ta lihtsalt siit märkida tehtuks, aga ma võin ta lohistada siia graafikusse ja ma saan siis öelda, et no, tuleb järgmine perearsti vastuvõtt näiteks 15 minutit piisab, vajutan valmis ja nii on võimalus Heino Puine siis võtta veerandtunnise vastuvõtu peale, nii et ma saan ülesande lohistada graafikusse. Aga hea küsimus, ma näitan korraks, meil oli siin Heino Puinega üks selline ülesanne ka õde Merikesele. See nüüd on hea ja kasulik koht. Kui ma võtan lahti Merikese graafiku, siis Merikesele tekkis analüüsi tellimus, mis tähendab seda, et tal ei pea minema töögraafikusse see analüüsi võtmine, vaid jooksvas järjekorras ta saab klõps tegevusnupu peale vajutades ette selle analüüsi, mis on vaja tellida, võtab ära, skaneerib ribakoodi ja saadab ära. Ehk täpselt nii lihtne on kõnest saada analüüs saada protseduuriruumi ja protseduuriruumist ära saata ühe nupuklõpsuga. Ja SMS-teavitus juhul, kui patsient on vaja pärast kutsuda tagasi kontaktvastuvõtule või kutsuda eetrisse patsient e-kaudu. Ehk see oli hea küsimus, ma jooksin juba sellest kohast üle, aga see aitab kindlasti aru saada sellest, kuidas need asjad on siin üles ehitatud. Kas on plaanis need lindistused kasutada keeleõpiku või robotõpetaja kõnesõbra loomiseks? Ei ole. Ja vastus on, ei ole sellepärast nii, et me ei tohi kasutada sisestatavat ja töödeldavat infot õpetamise eesmärgil. See on meil võimalik teha ainult meditsiinilise teenuse osutamise eesmärgil. Ehk see tuleneb andmekaitsest, seda ei tohi teisiti kasutada, me ei tohi seda õppematerjalina kasutada. Ja võib-olla küsimus, mis jäi küll vastuseta, aga ma kasutan seda juhust. Meil on loodud kõne salvestamine. Kõne salvestatakse siis nii striimi kui faili salvestamisega ja et kõne oleks kiire, siis me striimime paralleelselt, et oleks turvaline ja jääks alles, kui internet korraks kaob, siis me salvestame ka faili. Kuid kliiniku otsustada on see, kui kaua ta hoiab alles salvestisi. Need on mõistlik teenuse osutamise tingimustes ära kirjeldada ja seda järgida. Ehk kui patsient teab, et te hoiate alles tema salvestust ja samuti transkriptsiooni, neid kahte on võimalik eraldi kontrollida, neid on võimalik eraldi häälestada, kliinikus hoitakse alles salvestusi näiteks 6 aega ja transkriptsiooni samuti 6 aega. Need võivad olla erinevad väärtused, 6 aega, 2 kuud, ei ole vahet. Ja kui kasutate võimalust, et kohe peale transkriptsiooni tekkimise lõppu kustutatakse salvestus, siis see on teie otsustada. Meie ei saa otsustada kliiniku eest, millised on tema andmetöötlustingimused. See on kliiniku enda otsus. Ehk siis teile endal on antud see tööriistakast ja saate seda otsustada ise. Okei, nüüd ma vaatan kella ja ma rääkisin kindlasti üle kohe siit 5 minutit. Ma loodan, et täna jõuame kõik eetrisse.
ja aitäh, ma pean selle asja siit nüüd kinni panema kuidagi ja lubame eetrisse järgmise inimese. Nii. Ja meil on eetris täna oma kogemuslugu rääkimas füsioterapeut Kairit Linnaste Vireost. Ja palun, Kairit, eeter on kohe sinu päralt. Aitäh. Ja mis ajani see minu päralt on? Pooleni. Proovime nii. Ma loodan, et saab veerand tunniga hakkama. Teeme nii. Aitäh tutvustuse eest ja eelnevalt juba Kaupo mainis ka, et mina olen siis üks nendest inimestest, kes füsioteraapia aruande osas piloteerimist läbi viib. Vireo füsioteraapias ma töötan ja nüüd järjest nagu paar teist kolleegi on juurde tulnud ka sellele teekonnale. Pisut räägin enda taustast ja sellest, miks mul üldse tekkis huvi seda pakkumist vastu võtta ja siis ka sellest kogemusest endast. Nii palju, kui ma siin praegu olen kuulnud ka, et siis füsioteraapia vaatest need võimalused, meil ei ole nagu nii palju vajadusi erinevateks toiminguteks ja see on tõesti märkimisväärne, kui palju saab e-kliinikuga enda tööd lihtsustada. Ja tegelikult ka see tehisaru abil kõne salvestamine ja töötlemine, see on üks viis, kuidas seda teha. Et mina lõpetasin 2013 aastal kõrgkooli, läksin siis Pärnusse tööle, olin 5 aastat ambulatoorses osakonnas, tulin Tartusse tagasi, paar aastat töötasin eraettevõttes, sain paar last ja nüüd olen taas samas kohas tööl, ütleme peaaegu 2 aastat jälle vastuvõtte tegemas. Ja see pole päris tühine sissejuhatus, vaid ma võiks öelda, et mõnes mõttes nagu aruannete maailmas ongi nagu selline periood enne lapsi ja pärast lapsi, sest et need sissekanded on läinud palju sisukamaks. Ja see on ka olnud üks osa minu tööst, mida ma tegin siis vahepealsel ajal meie ettevõttes, et koos teenuste üldse sellise kvaliteedi arendamisega hakkasime siis panema paika seda meie nagu kuldstandardit ettevõtte sees aruande osas. Ja see on tõesti siis nagu puutepunkt selle praeguse teemaga. Minu jaoks on nagu mõnes mõttes südameteema olnud. Et siis, kui ma alustasin füsioterapeudina, siis ikkagi need sissekanded või aruanded olid lakoonilised. Ja ma ütleks, et see ei ole etteheide ei mulle ega kasutusele. Lihtsalt siis see pigem oli nagu rohkem formaalsus. Ka vastuvõtuaeg pigem oli pool tundi. Praegu me oleme liikunud tunni aja juurde ja see annab võimaluse rohkem süveneda sellesse, mis me kirja paneme. Ja iseenesest toetab ka seda see, et füsioteraapia on muutunud nähtavamaks erialaks meditsiinis. Ma võin nagu öelda välja ja loodan, et see ka nii on, et me oleme arvestatavamad koostööpartnerid arstidele ja seda enam on oluline, et aruanne oleks sisukas ja ma pean seda iseenda visiitkaardiks, sest see annab märku, millised on minu teadmised, mis tehnikaid ma kasutan ja võib-olla ka kuidas see analüüsimine on, analüüsimise võime ja kõik see peab olema kirjas, et teine inimene, kes seda loeb, olgu see siis kolleeg meeskonnast, raviarst, saaks aru, millised on olnud minu mõttekäigud. Ja lisaks ka sellele, tänasel päeval ju patsientidel endal on ligipääs nendele visiitidele niivõrd hea, et see kõik võiks olla nii arstile mõistvas keeles kui ka patsiendile endale. Ja vot see selline taust ongi põhjus, miks ma huvitusin sellest pakkumisest, et hakata testima ka füsioterapeudina seda arendust. Et eelnevalt oli hambaravi spetsialistid seda kasutanud ja tõesti ju arusaadavalt nagu see protseduur, mis toimub vastuvõtu ajal, on erinev ja meie juures see kõne hulk, mida me edastame, vahetame patsiendiga, on ka oluliselt suurem. Et kohe nagu selles mõttes peale alustades sain anda edasi mõningad viited materjalidele, et mille abil on võimalik tehisarule tutvustada neid
spetsiifilisi teste, mida me kasutame, sest et paljud testid on inglisekeelsed, isegi mitte tuletatud, et ongi inglisekeelsed ja seega on oluline, et tehisaru need ära tunneks. Ja ma ütleks, et tegelikult kohe alguses sellise baasasjaga ta sai hakkama, aga lihtsalt need täpsustused aitavad ja eks nagu see töö veel käib edasi ka, et järjest anname neid vihjeid juurde. Ja kui nüüd füsioterapeudi kabineti ja selle töö juurde tagasi tulla, siis esmakohtumine on see, kus sellist sisukat vestlust, vajalikku vestlust on kõige rohkem ja anamneesi kogumine, eks see toimub nii nagu ikka iga spetsialisti puhul, et kuulan ühe kõrvaga patsienti, kahe kõrvaga kuulan patsienti, aga samal ajal tegelikult olen nägupidi ka arvutis ja et see kõik, mis ma kuulen, ka kirja saaks. Et nüüd, kui see mikrofon salvestab teksti, mul on ikkagi, ongi nagu see tunne, et ma saan olla aktiivne kuulaja, ma küll kliinilist sellist mõtlemist teen kogu aeg kaasa, et juba ka mõelda, et milliste testidega ma edasi lähen, aga see nii-öelda arvuti taga klõbistamine jääb ära. Ja see on väga oluline esmase patsiendiga, et usaldussuhe saaks hakata paika loksuma. Et anamneesi kogumise puhul on see tõesti väga hea tööriist ja olen ka ise märganud, et sõnakasutus on kena. Võib ikkagi öelda, et ka laused on täiuslikumad kui see, mis ma ise kirja panen. Hindamisega tavapärases võtmes on ju samamoodi, et me oleme siis küll lauast eemal, aga ma teen mõned testid ära, liigun jälle arvuti juurde, panen kohe kirja, ütleme 3-4 testi. Ma suudan niimoodi meeles hoida, et mul on ka arvuti juures veel meeles, et kas oli tegu parema või vasaku poolega ja mis kraadidega tegu oli. Et nüüd salvestamise puhul siin tulevad selles mõttes erisused, et ma pean ise aru saama sellest, et teksti ma salvestan ja ei ole võimalik, et see asi läheks täpselt kirja, kui ma ei ütle välja, mida ma teen. Et see ei ole võib-olla päris loomulik, aga see on miski, millega ma olen nüüd juba harjunud ja ma ka edastan patsiendile eelnevalt selle info, et teate, et me teeme nüüd hindamist ja ma mõningaid testinimetusi ütlen täpsemalt välja, et see info jõuaks ka siia arvutisse. Et juba sellised testid nagu Laseeg, Patrick Faber, et need taolised on juba tuttavad ja kui ma olen need välja öelnud, siis transkriptsiooni kaudu ja tehisaru kaudu on need täpselt väga õigesti kirja saanud. Kui ma hindan, siis süsteem saab sellest aru ja paneb selle kenasti kirja, kui ma räägin vabas vormis patsiendiga, et nii nüüd painutage ette, siis dokumentatsioonil ta ütleb ikkagi, et flektsioon, aga võõras võib-olla siis oli alguses see, et ma pean ka kraadides välja ütlema, et kui palju see ulatus oli. Et muidu ma hoidsin nagu selles mõttes ette enda teada, et alles lõpus tegin kokkuvõtte olulistest tulemustest. Ja samamoodi ka ma pean ütlema siis hindamise ajal välja, kas tõesti tegu on vasaku või parema poolega. Et ma ütleks, et see nii-öelda mõtlemine on pidanud muutuma nähtavamaks ja kuuldavamaks. Nüüd ma olen sellega harjunud. Ja siin on selles mõttes see nüanss ka, et pean nagu tunnetama, et millise patsiendiga on võimalik seda hindamist sel moel läbi viia, sest et mõni patsient on terviseärev ja sellisel juhul isegi, kui see tulemus ei ole oluline, aga ta kuuleb, et ühele poolele sai minna 25 kraadi, aga teisele 30 kraadi, siis see võib sellist põhjendamatut muret tekitada. Et praegu ma ütlen, et ma olen nagu valinud neid patsiente ja kui ma tagasisidet olen küsinud, siis selles mõttes valim ei ole selline tundlik olnud ja nad on öelnud, et ei ole üldse häirinud, et ma niimoodi juurde mainin. Ja nad on ka öelnud, et tegelikult kõigest ei saa niikuinii aru, mis ma juurde sinna lisan. Ja selles mõttes, et patsiendi vaatest ma arvan, et on siis oluline see, et ma lihtsalt teengi pärast sellise inimliku kokkuvõtte ja seda me tavaliselt teeme niikuinii, ka siis, kui me seda tavapärast hindamist teeme.
ja, ja iseenesest see mikrofon, mida meie kasutame, see näeb välja nagu kaela G. Tegelikult see ununeb ära ja see ununeb patsiendil ka ära, et kui ma kuulsin enne, millised need eelnevad on, mida on kasutatud, siis ma kujutan ette, et see nagu palju rohkem võib häirida ja tekitada sellise tunde, et ma ei tea, kas ma pean nüüd valima sõnu, mida ma kasutan ka patsiendi vaatest, aga et see lahendus on väga mugav. Siis hindamisest rääkisin, siis üks aruande osa on teostuse kirjeldus. Tüüpiliselt me paneme mõne sõnaga, mõne lausega kirja, kuidas on patsiendil läinud, kui on korduv kohtumine, et kuidas tal on läinud, mida tema on vahepeal teinud, siis mida meie enda kohtumise ajal teeme, mida märkasime, millised on plaanid tulevikuks. Et nüüd, kui ma olen neid salvestusi teinud, siis positiivne on see, et tehisaru korjab üles ka selle osa sellest teraapia vastuvõtust, mis minule tuleb väga loomulikult. Ja siis ma olen näinud, et ma olen tõesti patsienti nõustanud hirmude osas. Ma olen rääkinud sellest, et miks mingi liigutus ei ole ohtlik või kuidas nagu saaks veel paremini keha mõtestada või valu mõtestada. Ka toob välja, kui ma olen patsienti jõustanud, et see on selles mõttes olnud väga tore lugemine ja ka meeldetuletus, et see osa teraapiast on oluline ja see võiks kirjas olla. Et muidu jah, seda nii palju ei ole olnud. Et ma hakkan lõpetama ka, hakkan suunduma sinnapoole, et siis, kui e-kliinikul oli see variant olemas, et lihtsalt kasutada transkriptsiooni, siis see minu jaoks oligi nagu nii ja naa variant. Ma ei tundnud, et ma sellest ajaliselt väga võidaks, aga nüüd, kui tehisaru on tulnud mängu, siis tõesti mul on rohkem aega patsiendi jaoks, selle kontakti jaoks, mis meil ajas on võimalik. Pärast muidugi ma loen seda teksti ikkagi üle, aga need täiendused ei ole nii märkimisväärsed ja mõningad asjad on veel sellised, mida ma tean, et meie koostööd me saame paremaks ka. Ja meie nagu füsiode vaatest ka muukeelsete patsientide osas see rakendus on suur abimees, et need, kes minul on väga vähe ja minu vene keel on algeline, et seda ma olen katsetanud, et sellega ta saab väga kenasti hakkama ja see aruanne, mis valmib, on täiesti nagu kena, et kolleegile andsin just ülesande ka, et tema, kelle keel on ladus, hakkaks ka proovima, et vaadata, et kuidas siis venekeelse füsioteraapia terminoloogiaga tehisaru hakkama saab ja milliseid täiendusi me saame edasi anda ka. Nii et tõesti, koostöö veel jätkub, on olnud põnev ja ma ütleks, et võib-olla alguses ma olin nagu kahtlevam, aga mida rohkem kasutada, seda mugavamaks ja loomulikumaks see muutub. Et see mind ennast kui füsioterapeuti õnneks ei asenda. Ta ei otsusta, mida ma hindan, mida ma küsin või kuidas ma patsienti nõustan ja toetan. Aga ta ikkagi jah, kipub vähendama seda aega, mis me muidu aruandele kulutaks või just selle kirjutamisele visiidi ajal ja aitab siis teha lihtsamalt seda veidi tüütut tööd, mis on küll oluline. Ja ma loodan, et siis sellest kõigest lõppkokkuvõttes on patsient ka see, kes võidab. Ja vot, jah, sellega ma siis selle kogemusloo lõpetan. Jõudsime aega ka. Aitäh! Aitäh, Kairit! Suurepärane. Nii, nüüd, kuidas? Kas on küsimusi ka? Et igaks juhuks küsin, et kui keegi tahab Kairiti käest midagi küsida, et kui siin ei tea küsida, siis Tartus Vireos saab ka küsida. Jah, ka patsiendina. Aitäh, võtame vastu. Head kuulamist edasi. Ladinakeelset juhatamise kohta, et kui sa seal Veerumi või Aaromi nagu mõõdad, tahaksid kasutada äkki ladinakeelseid termineid. Kas need tõlgib ka automaatselt eesti keelde või jätab ladinakeelseks või mil määral seda nagu kasutad? Nii, ma päris kuulnud, lõppu ma kuulsin, hakkan sellele vastama, et siis, kui ma patsiendiga räägin ja ma juhendan teda,
et tehke nüüd külgpainutust paremale, siis tegelikult süsteem saab ise aru, et see on nagu A-ROM ja ta dokumenteerib seda lateraalflektsioonina. Ja meie näiteks enda ettevõttes olemegi võtnud selle sihi, et see, mida me dokumenteerime, kuna patsiendil on ligipääs sellele infole ka, siis see peab olema inimkeeli sinna kirja pandud. Ja kui ma ise niimoodi olen nagu juurde midagi dokumenteerinud ja ütlen, et teks ja sin, et siis ta tegelikult selle tõlgib ka vasak ja parem ära. Ma loodan, et andis vastuse. Aitäh, Kairit, veel kord. Ja järgmisena saab eetri endale doktor Anneli Talvik, kodudoktor, sinu arst ettevõtetest ja palun, kas ma saan kuidagi Anne siia? Anneli, kui sa räägid midagi, kas ma olen kuulda? Tere, kas ma olen kuulda? See juhtus, ma oled kuulda. Aitäh, väga hea. Tere kõigile, mina töötan perearstina nii tervisekeskuses nimistupõhiselt kollektiivis, kus meid on umbes 25 inimest, sealhulgas vaimse tervise õde ja füsioterapeut, kui ka siis töötan erapraksises ja mõlemas nendes olen katsetanud programmi võimalusi. Ja olgu siis kohe öeldud, et mina nimetan seda võimaluste ampluaad TET-iks ehk tervishoiu tehisintellektiks ja ei taha kasutada AI-d üldse, kuigi see on keele järgi kuidagi inimestel, sest et eesti keelt tuleb ausas hoida. Ja olen siis kasutanud seda e-kliiniku perearsti osa juba mõnda aega ja oleme tänaseks ületanud need ettevõttes need raskused, mis toimusid siis, kui me läksime uuele programmile üle, et hüppasimegi üsna pea ees lainetesse ja siis ära juppunud, nii et küllap see üleminek on valulik igal pool, aga igal juhul tänaseks olen siiski äärmiselt rahul, et ma selle programmi kasutaja olen, sellepärast et siin on tõesti tekkinud võimalused, mis minu jaoks muudavad selle programmi töölaual suurepäraseks abiliseks. Ja võib-olla siis nagu perearstitöö spetsiifikat arvestades kõige olulisemaks pean seda, et perearsti sissekanne, mis on minu arvates erialaarst, nagu perearst ongi, see erineva väärtusega võrreldes üldarsti sissekannetega, et sissekanne on pikk ja põhjalik ja me oleme oma keskuses pikki aastaid tegelenud sellega, et kõikide nii õdede kui arstide sissekanded oleksid väga head ja see on toonud meile nüüd seoses selle TET-iga või selle tehisintellekti poolse sõelumisega nagu selge võidu. Ehk siis meie sissekannete põhjalt, kui ma küsin tehisintellekti käest mingit küsimuse oma töö käigus, vanasti ma ikka guugeldasin, nagu kõik arstid ka guugeldavad, kui ma mingit asja ei teadnud, otsisin erinevatest andmebaasidest või Synbase'ist informatsiooni, siis nüüd olen õppinud kasutama siis programmi siseseid võimalusi ja see väga hea sissekannete rida toob ka hea tulemuse selles vastuses. Nii et enne kui hakata üldse mingisugust mõtlema, siis tasuks mõelda selle peale, et sissekanne, mille siis arst või õde või keegi terapeut keskuses teeb, peaks olema kvaliteetne. Et see, kui on niisugused üldarstlikud sissekanded, põlvevalu 2 nädalat, pani kapsalehte, nüüd kasutab N-Side'i töövõimetuslehte 1 nädal punkt. Et selliste sissekannete pealt, kui tervisekeskuses või perearsti sissekanded, kõik peaksid sellised olema, siis ega sellel ei ole mingit materjali riisuda, mille pealt seda infot siis kokku tuua, et mis selle patsiendi lugu on olnud ja mida siis kõike võiks arvesse võtta. Nii et selles mõttes on oluline keskuses kokku leppida ikkagi selle tööviis ja samamoodi ka see, et mismoodi ja mida mingitesse struktureeritud lahtritesse kasutatakse, et siis on võimalik ka linnutada ära need vajalikud lahtrid, mida me tahame, et siis TET-i meile kätte tooks, kui me oma küsimusi küsime. Aga igal juhul on perearsti käsitluses oluline just see eelmine sissekanne ja kuna meie oleme oma töös lükanud käima samasuguse loogika nagu muudes majades,
kus töötavad eriarstid, ehk siis patsient ei pääse perearstile tühja tähjaga üldse, vaid selleks on olemas siis meie tublid pereõed, kes võtavad kõikide probleemidega patsiendid vastu, teevad eelneva töö ära, valmistavad patsiendi anamneesi ette, valmistavad patsiendi vajalikud uuringud ette, vahepeal siis vajadusel arstiga nõu pidades, siis ka selle haigusjuhtumi käigus tekkinud eelnevad sissekanded on üliolulised ja selle alusel siis saab arst oma otsuse teha. Ja siis, kui see patsient jõuab minu vastuvõtule, siis mina olen kasutanud erinevaid mikrofone transkriptsiooni jaoks, oleme katsetanud siis tõesti läpaka omasid, siis juurde liidetavaid lauamikrofone, konverentsmikrofoni, erinevaid variante ja minu suureks rõõmuks enam-vähem hästi, isegi siis, kui see mikrofon on suunatud nagu otse nii-öelda, näiteks siin praegu, kui ma seda oma väikest ettekannet teen, siis mikrofon ja kaamera kõik on suunatud minu poole, patsient istub praktiliselt nagu selja taga sellest hoolimata päris hästi püüab info kinni ja transkriptsioon on ka täiesti arukas, et saab ainult rahul olla, nii et see mikrofoni katsetamine ilmselt on vajalik igas keskuses ise valida. Aga tõesti siis need varasemalt sünteesitud märkmed on olulised, siis on oluline, et on keskuses kokkulepped tehtud, et millist materjali me kasutame, kui tehisintellekt aitab siis seda hinnata. Ja siis, kui mina võtan patsiendi lõpuks vastu kõikide nende eelnevate andmete pealt ja võtan veel täiendavat anamneesi tema käest ja salvestan siis selle jutu, et sellest saada siis perearstlik tänane anamnees, siis see kokku võimaldab väga toredasti saada tulemuse, mida ma oma töös vajan, et ma samamoodi nagu kõik kolleegid kindlasti varasemalt olen kirjutanud, vaadates klaviatuuri, mitte patsienti. Ja kui ma nüüd saan vaadata patsienti, siis ütleme niimoodi erapraksises selline variant, et ma klõbistan klaviatuuri ja patsiendile silma ei vaata, see eriti kõne alla ei tule, siia lihtsalt keegi ei tuleks enam tagasi pärast. Aga tervisekeskuse töös on tempo suurem ja patsiendid on mind tänanud. Küll on tore, teie vaatasite mulle täna otse, küll oli hea teiega rääkida, mul läksid kui pooled kaebused väiksemaks. Nii et nagu juba tagasiside on positiivne ja see on hästi hea. Et mis siis veel ma tahaks öelda, et minu jaoks on väga hea see, et kui ma nüüd seda transkriptsiooni olen kasutanud, siis varasemalt ma töötasin niimoodi, et kui patsient oli ära läinud kabinetist, siis ma olin suutnud vaevu teha talle võib-olla ühe saatekirja või pool sellest ja vaevu võib-olla ühe retsepti uuendada, aga mitte kõiki viite ja ei jõudnud ma kõiki asju õigel ajal valmis ja loomulikult pärast vastuvõtu lõppu tuli kirjatööd teha. Siis nüüd ma naudin seda täiega, et transkriptsioon suudab jagada erinevatesse lahtritesse minu töövood. Ehk siis, kui ma määran mingisuguse ülesande, näiteks endale, ma tahan näiteks, et ma järgmisel nädalal helistan sellele patsiendile, siis ma saan need minu ja patsiendi vahelise jutu sees kõlanud kokkulepped reaalselt juba ülesannete loetelusse endale. Ja ma saan ka need kokkulepped sinna haigusjuhu kokkuvõttesse selles mahus, mida patsient peab tegema, et meie arvates kaasaegne viis on ikkagi see, et kohustused on ka patsiendil, mitte ainult tervishoiutöötajal. Ja kui ma näiteks olen talle öelnud, et ta peab käima laboris, tegema vererõhupäevikut, tegema kükke, mida iganes ta peab tegema, siis need väga selgelt ka ilusti seal tekstis pärast loevad ja ma võidan väga palju aega, et ma ei pea peast välja tõmbama seda täpset kokkulepet. Siis ma olen ka nagu üllatunud sellest, et ühesõnaga perearstina ma selles kokkuvõtvas visiidis tegelen sageli väga mitme haigusega, samuti ka mõne asjaga, mis on pärit varasemast siis visiidist või isegi aastatagusest visiidist või on tegemist mingisuguse sotsiaalse olukorraga, mis on selle patsiendi elus olnud, et tema tervist mõjutanud, ma tahan selle kohta küsida. Et see mitme haigusega samal visiidil tegelemine tekitab lõpuks selle, et see kõik on üks segapudru, aga mitte selle transkriptsiooni abil, et siis tekib ikka väga selgelt loetelu nendest probleemidest, millega ma olen tegelenud ja millega me oleme mingeid soovitusi patsiendile andnud ja mingi kokkuvõttes nad peegelduvad ka kenasti. Ja ma olen isegi nagu pärast vastuvõtu lõpus olnud üllatunud, et seda ei hooma nagu sellise tavalise vastuvõtu käigus, kus sa pead kirjutama väga pikalt kõike seda, siis mõne asja muidugi unustad ära ka, nagu ikka juhtus,
et kui paljude asjadega me jõuame tegelikult ühe põhjaliku 30-minutilise või 45-minutilise vastuvõtu käigus tegeleda. Ja minu arvates selline ongi perearsti põhiline roll, et teha kokkuvõte kõigest sellest, mis on aasta jooksul toimunud. Siis mulle väga meeldib see, et vastuvõtu lõpus mul on tehtud see nii-öelda must töö, et kuna meil on apteek üle tee praktiliselt 5 minuti kaugusel, siis patsient tavaliselt kabinetist lahkudes küsib, kas ma võin minna apteeki. Ja muidugi ma alati luban ja ikka võib minna apteeki ja siis vanasti sain kogu aeg kõnesid, et olen siin apteegis doktor ja te pole need retsepte uuendanud. Ja siis ma ütlen, issand jumal, et ma ju ei jõudnud või ma unustasin või mõni retsept läks meelest. Nüüd selle programmiga ta valmistab mulle kõik need retseptid ette, millest on visiidil juttu olnud. Ma kontrollin need üle ja siis patsient tegelikult saab kabinetist lahkudes juba retseptid ja siis ka saatekirja ma lasen programmil alustada, aga ma saatekirju vaatan veel suurema hoolega üle, eriti e-konsultatsioone, et siin ma päriselt selle ühe visiidi informatsiooniga ei rahuldu, et seal ma kasutan siis nagu varasemate visiitide infot ka, aga vähemalt ma ei unusta seda saatekirja üldse tegemata, kui patsient on lahkunud kabinetist, siis mul on see saatekiri juba alustatud, mis on selge ajavõit. Siis kindlasti nagu mõne sõnaga seda, et kas need tekstid, mis sealt välja tulevad, on lõpuks õiged. Jah, minu arvates need tekstid on päris head ja õiged ja mina pean tehisintellekti ikkagi oma tööriistaks ja oma orjaks. Ja see tähendab seda, et tema töötab minu heaks ja see on elementaarne, et ma kontrollin selle üle, mida ta sinna kokku on miksinud. Ja see ei ole mulle koormav, et ma pean kontrollima üksipulgi need asjad üle, ma ikka võidan ajas, kui see on kõik valmis kirjutatud, mitte nii, et ma hakkan nagu nullist kirjutama. Väga tore on see, et ta aitab mulle leida andmebaasist diagnoose, pakub mulle välja diagnoose, mis on sümptomidiagnoosid või tegelikult olulised, mida ma mõnikord lihtsalt ajapuudusel ei jõua välja otsida. Lihtsamad on võib-olla mingid ensüümide muudatused verepildis, mida me üldse nagu diagnoosina pole jõudnudki fikseerida, kuigi see on tal aastad juba olnud. Ja ma ise tean, et see niimoodi on, aga kolleeg ei tea, sest see ei lähe minust digilukku. Nii et selles mõttes on abiline väga toredasti. Ja mis on veel huvitav, et ma ise perearstina, praktikuna teen üsna selliseid lihtsakeelelisi tekste, sest et me oleme juba aastaid kasutanud terviseportaali tekste ka nagu patsiendi jaoks abivahendina. Tema loeb minu otsust sageli sealt, me lepime selle varem kokku, ta läheb terviseportaali, sealt saab minu otsuse. Ja siis varasemalt mul olid sellised lihtsad tekstid, et teeb seda ja toda ja tuleb siis ja siis, aga nüüd on muutunud laused seoses selle tehisintellekti kasutusele võtmisega väga pidulikuks. Mõni isegi võib mõelda, et doktor Talvik on käinud vahepeal kuskil sisehaiguste osakonnas või vähemalt ülikoolis olnud täiendõppel, sest lausud on muutunud akadeemilisemaks ja palju kaunimaks. Et sellest ma olen ka tänulik, sellepärast, et siis võib-olla paistan kolleegidele targem. Aga see on naljaga öeldud rohkem. Nii et see on väga selline positiivne asi minu jaoks ka, et see tekst jääb üsna puhas. Ja kokkuvõttes ma ütleks niimoodi, et igal juhul on kõikide nende võimaluste kasutamine programmis perearsti jaoks äärmiselt oluline ajavõit. Ta soodustab niisugust tööd, nagu me oleme oma keskuses planeerinud. See tähendab, et perearst on eriarst ja tegeleb sisukamate, põhjalikumate kokkuvõtetega, raskemate haigustega, multimorbiidsete patsientidega, kus tuleb korraga rääkida 5 või 6 olulisest teemast ühe vastuvõtu käigus. See kõik saab dokumenteeritud, patsiendi ülesanded saavad ka sinna kirja ja ma ütleks niimoodi, et kindlasti minu töös võimaldab see perearsti tööd teha paremini, efektiivsemalt ja sisukamalt. Ja kui nüüd rääkida, et kas mingid puudused ka kogu sellele komplektile on, siis mina ütleks niimoodi, et kui on mingid ettepanekud meil olnud töö parandamiseks, siis eriti viimasel ajal on ilmselt siis programmi pakkuv Connected vist ka hakanud tehisintellekti kasutama oma programmeerimisel, sellepärast et muudatused jõuavad päris kiiresti nii-öelda vereringesse ja mina saame neid reaalselt nautida üsna kiiresti, nii et see on minu jaoks väga tore, et kui tuleb jälle mingi uus hea mõte, siis selle nopitakse üles ja tõesti ka midagi tehakse. Miinuseks võib-olla on see, et mõned asjad, mis ei ole võib-olla programmi arendajate jaoks nii väga seksikad, näiteks mingisugused krooniliste haigete ülevaatusega seonduvad programmi võimalused,
mis jäävad tehisintellekti-eelsesse aega, nende tegemises on jäänud asjad natukene lohisema, aga nagu ma kuulsin, siin anti ka lubadusi, et need tehakse kiiresti korda, nii et minu ülesanne ilmselt on lihtsalt kõvasti sisendit anda. Aga aitäh ja ma arvan, et kui küsite, kas ma soovitan seda tööriista, siis jutt sellest, et perearstidel ei ole normaalseid programme, on täielik hülgemöla, sest et tegelikult need on täiesti normaalsed programmid, mis on turul olemas, näiteks see, mida mina kasutan. Aitäh! Anneli. Suur tänu. Ja nüüd tuleb meil eetrisse. Küsime, kas kellelgi on Annelilt küsimusi? Veel kirjutada chati, aga Anneli rääkis väga sisukalt ja arusaadavalt. Et tundub, et ka kõik need küsimused said eos vastused. Kui küsimusi tuleb hiljem, siis võin aidata neile vastata või pöörduda otse tervisekeskus sinu arst Anneli Talvik. Aitäh! Ja, väga kena. Aga siis ma tänan sind veel kord, Anneli, ja nüüd tuleb eetrisse Piia. Piia on andmekaitsele keskendunud ja Piiaga teeme koostööd juba mõnda aega. Ja keerulised andmekaitse küsimused, mis on nüüd keelel ja meelel, see on nüüd koht, kus te saate need küsida. Ja esmalt Piia teeb sissejuhatuse ning saab siis otsa lahti ning teie saate omalt poolt siis Piiale küsimusi küsida. Aitäh, Kaupo! Tere kõigile! Ja, mina olen Piia ja olen ettevõtte Datavi asutaja. Datavi on siis ettevõte, mis aitab teistel siis asutustel täita andmekaitse nõudeid, kas siis läbi tarkvara või vajadusel ka siis teenust osutades. Et Connectidiga on meil siis koostöö kahetasandiline, et Connected kasutab nii Datavi tarkvara kui ka siis oleme neid abistanud teatud teiste teemade puhul, sealhulgas siis e-kliiniku uute funktsionaalsuste arenduse juures oleme olnud ja toeks neile nii-öelda nõuga. Ja siit tulenebki see, et vaatamata sellele, et e-kliiniku uued funktsionaalsused on kõik andmekaitse vaates läbi analüüsitud ja vastavad andmekaitse nõuetele, peaksid siis kõik raviteenuse pakkujad ise enne nende funktsionaalsuste kasutusele võttu läbi mõtlema oma igapäevased siis tööprotsessid, et ka need siis vastaks andmekaitse nõuetele. Et millele siis nagu tähelepanu pöörata? Esimene asi kindlasti on see, et juhul, kui ettevõte alustab mingi uue tegevusega, mille raames isikuandmeid töödeldakse, tuleks see tegevus kirjeldada andmetöötlustoimingute registris. Et andmetöötlustoimingute register on kohustuslik kõikidele andmetöötlejatele. Et juhul, kui keegi ei ole seda sõna mitte kunagi kuulnud või ei ole sellega kokku puutunud või on kokku puutunud ja on kuulnud, aga ei tea, kuidas seda teha, et siis võib minu käest ka selle kohast nõu küsida. Aga see register ei ole nagu lihtsalt see, et see on mingi tobe formaalsus, vaid see päriselt aitab ettevõttel läbi mõelda, kuidas ja mismoodi teha andmetöötlus selliselt, et hiljem ei oleks mingeid andmelekkeid või siis see, et miskit kuskilt tundub vigane või vajab nagu hiljem parandamist. Et seetõttu sellel on suur väärtus ja mis seal registris siis nagu detailsemalt tuleks kirjeldada. Esiteks, et mis õiguslikul alusel see andmetöötlus toimub. No, kui me räägime nüüd e-kliiniku uuest funktsionaalsusest, mis eeldab siis patsiendi ja raviteenuse osutaja vahelise vestluse salvestamist, siis selleks õiguslikuks aluseks on nõusolek. Et Connected on loonud ka nõusoleku vormi,
aga vaatamata sellele ja ka halduslahenduse, et kuidas siis seda nõusolekut hallata ehk siis kuidas ka seda tagasi võtta, aga vaatamata sellele raviteenuse pakkuja ise peaks läbi mõtlema selle, et mis võimalused ja kuidas tal on seda nõusolekut koguda ja kuidas ka patsient saab hiljem vajadusel selle nõusoleku näiteks tagasi võtta. Ja kuidas siis toimub see kõik nagu juhul, kui seda nõusolekut ka nagu ei anta, onju. Ja miks selle protsessi läbimõtlemine ka oluline on see, et kui patsiendid küsivad nende teemade kohta, et siis raviasutus oskaks ka asjakohaseid vastuseid patsiendile anda, sest noh, ütleme, et ikkagi me räägime siin uutest tehnoloogilistest lahendustest, et ilmselgelt patsientidel tekivad küsimused seoses selliste lahendustega. Ja ei ole mõtet oodata nagu sinnamaani, kui mõni patsient kaebuse kuskile esitab. Ehk siis kindlasti see õigusliku aluse pool nii siis patsiendi kui ka töötajate vaates, selles mõttes, et kui me kõnesid või vestlusi salvestame, siis ju toimub nii patsiendi kui ka töötaja hääle salvestamine ja töötaja vaates toimub see kõik õigustatud huvi alusel ehk siis täiesti teisel õiguslikul alusel. Loomulikult, millele veel nagu tähelepanu pöörata, on siis säilitamise pool, et kuna siin tekib nii salvestus kui transkriptsioon, siis kui kaua ikkagi raviasutus vajab nende mõlema nii-öelda siis salvestuse säilitamist, et noh, raviasutus peaks ka arvestama, et patsientidel on õigus enda isikuandmed välja küsida, see tähendab, et neil on õigus neid salvestisi välja küsida, neil on õigus transkriptsioone välja küsida ja mida kauem te neid hoiate, noh, seda suurem tõenäosus on, et te peate neid asju väljastama hakkama. Aga loomulikult, et see nüüd ei ole see põhjus, mille pärast neid kustutama hakata, aga läbi mõelda, kui kaua teil neid asju ikkagi nagu päriselt vaja on. Et praktikus ma näen kahjuks väga palju neid juhtumeid, kus asju säilitatakse tähtajatult, et tähtajatu säilitamine ei ole lubatud, et andmekaitse vaates peab igal nii-öelda siis eesmärgil olema küljes ka see, et kui kaua sellel eesmärgil töödeldavaid andmeid säilitatakse. Kui nüüd te soovite siis näiteks kasutada neid salvestisi ja transkriptsioone mingil muul eesmärgil, kui see on raviteenuse osutamine, siis tuleks patsientidelt võtta veel täiendav nagu nõusolek selle uue eesmärgi raames. Et see nõusolek, millest me täna räägime, see on ikkagi see, et võetakse nõusolek raviteenuse osutamiseks. Siis kindlasti, millele tähelepanu pöörata, on juurdepääsud, et uutele sellistele funktsionaalsustele, et kui raviasutus võtab midagi kasutusele, tuleks alati läbi mõelda, et kes millele ligi pääsevad. Et ma olen ka kohanud selliseid nagu juhtumeid, kus siis registratuuri töötajad saavad ligi andmetele, millele nad tegelikult ligi ei peaks saama, sellepärast et juurdepääsuõiguseid ei ole piiratud. Et ikkagi iga töötaja peaks ligi pääsema üksnes nagu nendele andmetele, millele ta tegelikult oma tööülesannetes juurdepääsu vajab, ei enam. Siis millal veel nagu mõelda on privaatsusteated või isikuandmete töötlemise põhimõtted, et neid nimetatakse praktikas ka erinevalt. Et kui raviasutus alustab mingi uue tegevusega, tuleks ka privaatsusteateid kodulehel uuendada, et see tuleks ka nagu läbi mõelda, kuidas või mismoodi seda tehakse. Ja loomulikult siis noh, üldiselt läbi mõelda juhul, kui näiteks, ma ei tea, andmesubjekt pöördubki mingi kaebusega, et kuidas te siis plaanite seda kaebust siis lahendama hakata ja sama siis nii-öelda see andmeväljastuse pool ja just seoses siis konkreetse tegevusega. Nüüd, kui rääkida siis, kuna need uued funktsionaalsused sisaldavad endas AI kasutamist ehk siis tehisintellekti kasutamist, siis
noh, ma praktikas jälle kuulen seda, et ja, aga andmekaitse ei luba nagu tehisintellekti kasutada, et see ei vasta tõele. et andmekaitse nagu otseselt ei keela ühegi tegevuse tegemist ega ühegi süsteemi kasutamist, et tehisintellekt on lihtsalt üks tavaline nagu töövahend. aga küsimus on nagu selles, et see, kes selle kasutusele võtab, peaks siis andmekaitse vaates lihtsalt enda jaoks nagu läbi mõtlema, et kuidas seda nagu ikkagi nagu kasutada, kas see lahendus on piisavalt turvaline, mis andmeid ma sinna lahendusse panen, kuidas kuhu need andmed siis sealt lahendusest liiguvad, kaua neid andmeid siis säilitatakse. Üldiselt ütleme, mis reegel võiks olla ühes ettevõttes, on see, et isikuandmeid AI töötle ja Connected on selle jaoks loonud ka vastava nagu kaheastmelise lahenduse. Esiteks nad ise korjavad isikuandmeid välja. Ja siin teine tasand on siis see, et raviasutus peaks ise vaatama üle, et sinna nii-öelda isikuandmeid ei läheks, et juhul, kui sinna peaks olema jäänud midagi, siis oleks hea see nagu välja korjata. Ja Connected ka ei kasuta siis nii-öelda tekkivaid andmeid mingiks muuks eesmärgiks, et see ongi üksnes raviteenuse osutamine, et see ei ole nagu mingi tehisintellekti õpetamine või midagi, mida tavapäraselt siis nagu arvatakse. Et Connectedi soov on see, et tehisintellekti isikuandmed ei läheks ja sellepärast sellised kontrollmehhanismid ka nagu loodud on. Aga jah, see on nagu müüt, et AI-d kasutada ei tohi, aga kindlasti AI ei ole nüüd selline, ta ei asenda nüüd ühtegi raviteenuse nii-öelda pakkujat, ühtegi arsti ei asenda, et tal on ikkagi selline assistendi nagu roll, et ta on väga-väga hea abimees, kui seda abimeest osatakse õigesti kasutada ja ikkagi nagu kontrollitakse seda abimeest. Et ütleme, et patsientide vaates, ütleme üldiselt inimeste raames, et kui keegi ütleks mulle, et su raviotsused teeb tehisintellekt, siis mul tekiks nagu okei, et tegelikult see on raviotsused teeb ikkagi arst, et jah, ta on nagu abistava funktsiooniga tehisintellekt ja ta tihtipeale annabki väga head sisendmaterjale, aga selle lõpliku otsuse peaks ikkagi siis tegema arst ise, et see ei põhine mingil tehisintellektil. Ja ütleme, mis puudutab siis tehnilise poole pealt, et siin on see Connectedi roll nagu olnud, et tagada, et see tehisintellekti kasutamine vastaks andmekaitse nõuetele, aga just see muu osa, mis puudutab siis seda nii-öelda seda protsessi ennast ehk siis patsiendi teenindamise poolt, et siinkohal siis jah, tuleks ikkagi raviasutusel ise need asjad läbi mõelda ja ka vajalikud andmekaitsetoimingud ära teha. Siin ma siis peangi silmas näiteks vajadusel registri loomist või siis ka mõjuhinnangu läbiviimist. Ja kui sealt selguvad ka mingid riskid, siis tuleks ka nende riskidega raviasutusel ise tegeleda. Aga kui ütleme, kellelegi tundub see jutt täiesti sihuke uudne ja pole ennem kuulnud, et siis võib minu käest vabalt ka küsida, et mida ma nüüd täpselt tegema pean, et oluline on see, et midagi tegemata ei jääks. Aga see on minu poolt kõik. Aga üldjuhul on nii, et praktikas tekivad küsimused, et kui hakata seda enda peas läbi mõtlema ja et siis võib ka jooksvalt mulle kirjutada ja küsida, kui täna küsimusi ei ole. Jah, just, et kui on, ma usun, et kõik on juba andmetöötlustoimingute registris kenasti oma ettevõtte toimingud ära kirjeldanud, aga kui ei ole, siis kindlasti PIA käest saab sedasorti abi. Igal juhul PIA kontaktid on olemas ja te saate kindlasti võtta ühendust ja leppida midagi kokku, mis on vaja, et edasi jõuda asjadega. Aga ma tänan sind, PIA, ja suhtlemiseni. Aitäh, Kaupo, ja ilusat päeva. Päeva.
Ja kuidas edasi? Ehk kui te tunnete, et te olete täna kuskil kinni, siis astuge julgesti läbi ja vaatame koos, et kuidas meie saame teid päriselt edasi viia. Mis on need kohad, mida me saame teie jaoks teha lihtsamaks, paremaks, kiiremaks kogu töövoo mõistes. Katame Eestist kõige laiema spektri erialadest ja töövoogudest. Tunnete, et tasuks uurida, kas me saame kuidagi olla kasulikud, siis võtke julgesti ühendust.